Hei, imeline hing! Olen Laina Helenurm ja sa kuulad mini-jutupäevikut Mõttekoht. Olles üle 20 aasta valgustumise teekonnal, jagan teiega mõtteid. Miks just miniversioon? Sest meile polegi rohkem vaja. Nii lihtne see ongi. On vaja võtta üks teema ja sellesse iseseisvalt süveneda. Meie aju mitmeid teemasid korraga nii ehk naa sügavalt läbi ei võta, mistõttu see 5 minutit annab palju võimsama tulemuse kui 10 pikka podcasti. Põlvest põlve kaasa antud, need on põhjusega tekkinud, aga kas neil on ka põhjus täna olla siin kohal, kus nad on? Ei. See on lihtsalt selline automaatne programm ja üks nendest mõttemustritest, mis on väga-väga levinud, on see, et ma pean hakkama saama. Ja ühest küljest on see hea, see on aidanud meie esivanemaid läbi igasugustest raskustest. Aga täna meil ei ole enam selliseid olukordi, meil ei ole küüditamist, meil ei ole selliseid olukordi, nii stressirikkaid olukordi. Ja inimestel on ikka täiesti tavalistes igapäevaelu situatsioonides mingi mõttemuster lööb pähe, ma pean hakkama saama, et ma pean tugev olema, et see on selline mask, mida ma pean kõigile näitama. Aga ei pea. Ja siin on enne kõike peetud silmas, ma pean hakkama saama, et sa teistele seda ei näita, et sul on mure, et sa kuidagi pead üksi hambad ristis kannatama. See on nii paljudel meil sees, aga tegelikult sa ju ei pea. Sa võid minna rääkima kellegiga, keda sa usaldad või lausa spetsialisti juurde. Et sa võid otsida abi ja sa ei pea olema alati nii 100% tugev. Sa võid olla ka nõrk ühel hetkel, võid vajada abi. Ja selle tunnistamine ja nägemine on number 1 samm, et sul hakkaks parem, et sul läheks paremaks. Sest kui me kogu aeg ju kangutame hambad ristis, et ma saan hakkama ja ei ole, no siis see lihtsalt lõpeb läbi põlemisega või depressiooniga, südametakiga, insuldiga. Need asjad lihtsalt on niimoodi. Me võime petta oma aju, öelda iseendale, et täna on kõik hästi, kõik on hästi, mul on kogu aeg hästi. No see on ka üks, kõik on hästi, need on nagu koos, et ma pean hakkama saama ja kõik on hästi, need nagu on meil hästi tugevalt. Aga see võtab ära meil võimaluse tegelikult need asjad läbi töötada, mis meie elus nagu ei ole hästi. Ja see meie sees muudkui kuhjub ja kuhjub ja kuhjub. See mitte kuhugi ei vii. See lihtsalt lõpeb katastroofiga. Nagu siin oli üks kuulus Eesti tegelane tuli välja sellega, et tal oligi läbipõlemine. Ja ta kirjeldas seda, et ta ütleski iseendale juba väga pikka aega. Ta oli tohutult väsinud ja tohutult kurnatud, aga ta lihtsalt ütleski endale, pole hullu. Mul on kõik hästi, mul on hästi nägu pähe ja elu läheb edasi, kuni üks hetk ta lihtsalt minestas ja enam, ma ei tea, kas ta oli vist 2 aastat ei tõusnud püsti. Minu jutu mõte on see, et me ei pea üldse nii alati ilmtingimata nii suurtest krahhidest läbi minema. Me oleme siia maa peale tulnud küll õppetunde saama, aga samas me oleme ka üks õppetunni osa on ka nagu teha valikud. Ja me saame teha valikud iseenda heaks. Täna, siin ja praegu. Ja ka see on hea valik, et sa võtad endale praegu selle hetke ja kuulad. Mõtled neid mõtteid kaasa. See on ka juba väga hea.
et siis sellised mustrid kahjustavad lihtsalt meid ennast. Ja kahjuks on seal veel lisatud sinna kompotti sellele, et pean hakkama saama ja kõik on hästi, kui ei ole, eks ole. Siis sinna on veel lisatud juurde, mis mina. See muudab olukorra veelgi hullemaks, sellepärast, et sa niigi pingutad hambad ristis üle oma jõu, pidevalt on sul nägu ees, et sul on hästi, kuigi tegelikult ei ole. Ja siis sa jätad veel ennast ka totaalselt tahaplaanile. Ehk siis sa hoolid siis enda eest üldse ja ütledki kogu aeg, et mis mina. Aga mis sellest inimesest siis lõpuks järgi jääb? Kui kogu aeg hambad ristis, et mis mina, midagi ei jää järgi. Et siin tulebki see koht, et sa saad ise seda kõike oma ellu luua. Et elu ei pea olema hambad ristis, läbi minemine raskuses, pingetes ja ennast ilgelt tahaplaanile jättes, nagu saab oleks mitte midagi väärt. See ei pea üldse nii olema. Et sa võid kogeda elu kui läbi kerguse, läbi lihtsuse, sa võid kogeda toetust siis, kui sa ennast avad. Sa ei saagi kunagi kogeda toetust, kui sa ennast ei ava. Ja sa võid ennast seada esiplaanile. Sa peaksid olema iseenda jaoks number 1. Sest kui meie enda tass on tühi, siis me ei paku ju teistele ka mitte midagi peale halva tuju ja näägutamise või mis iganes, et meis ei ole elurõõmu, kohalolu, me ei loo ilusaid hetki, kui me oleme ise täiesti tühjad. Nii et mitte kuidagi see ei ole isekas, kui me seame iseennast number 1. Mina isegi julgeks öelda, et see on vastupidi kõige isetum tegu seada ennast number 1. Mina tean, et minu isa suurim pärandus oli tema kohalolu. Tema kohalolu ja armastus. Ja mitte ükski vara ei kaalu seda üle. Tema lõputut ja sügavat kohalolu ja armastust, mis mõjutas mind terve minu lapsepõlve ja mis kandub edasi tegelikult veel. See jäi minu sisse ja see kandub edasi minu lapsele. Ja see kandub veel edasi mitmeid põlvkondi. Nii et tegelikult ei ole see kuidagi isetu, kui sa tegeled iseendaga, hoolitsed iseendaga, et sa saaksid anda teistele rohkem, et sa saaksid luua neid imelisi hetki oma lähedastega. Sa kuulasid mini-jutupäevikut Mõttekoht. See pole juhus, et sa seda videot näed. See oli sõnum sulle. Võta sellest maksimum. Järgmine osa juba järgmine esmaspäev.